Tuckeri fenomen, Candace'i valed, Megani argus on nähtus, mida me kõik lihtsalt vaatame ja kratsime kukalt. Oleme selles täiesti segaduses. Aga muidugi Ben Shapiro, kes teab seda kõike seestpoolt, kuna ta oli suur osa selle liikumise ülesehitamisest ja mõnede nende avalike kuvandite kujundamisest. Ta on just välja tulnud plahvatusliku episoodiga koos Patrick Bet-Davidiga, kus ta selgitab, mis toimub. Ja see vastab kõigile teie küsimustele, sõbrad. See on tõesti hea. Minu esimene tõsise poliitilise erimeelsuse märk Tuckeriga, kes oli minu saates võib-olla 2018. aastal. Ja ta tuli saatesse ning tema raamat oli, ma ütleksin, et see oli väga negatiivne innovatsiooni ja kapitalismi suhtes üldiselt. Ta oli selle mõtte juba eetris välja öelnud, ma usun, selleks ajaks. Või teeks seda peagi. Oli see, et kapitalism on lihtsalt süsteem, mille on kehtestanud võimulolijad. Ja meie ja majandus peab töötama meie jaoks. Mis minu jaoks on vasakpoolne retoorika, sest kui mina mõtlen sellele, kuidas majandus toimib, siis on olemas inimloomuse põhitõed. Me oleme omandihimulised inimesed, me oleme loovad inimesed, me soovime omada vara, mille me loome. Ja nende põhitõdede põhjal tekivadki omandiõigused vabal turumajandusel. Ja kui sa nendesse põhitõdedesse sekkud, siis jõuad lõpuks riigikeskuse vormini. Igatahes. Esimene asi, mida selle juures tähele panna, on see, et juba 2018. aastal, mis on peaaegu 10 aastat tagasi, täpsemalt 8 aastat tagasi, propageeris Tucker Carlson juba Ameerika vastaseid ideid, kapitalismi vastaseid ideid. Eks? 2018. Nii et kas kõik vaatavad ringi ja mõtlevad, kuidas? Kus see juhtus? See ei tulnud lihtsalt tühja koha pealt. See lihtsalt muutus nii äärmuslikuks, et kõik pidid sellele tähelepanu pöörama. Aga igaüks, kes tegelikult kuulas, mida need inimesed rääkisid, sai juba siis aru, et ma olen konservatiivide poolt. Kogu see Ameerika ennekõike liikumise jutt, ja kui ma ütlen Ameerika ennekõike, siis ma ei mõtle seda imelikku lühet magas, ma mõtlen lihtsalt, et ma tõesti usun Ameerika väärtustesse. Seda kõike ei esindanud tegelikult sellised hääled nagu Tucker juba 2018. aastal. Selles intervjuus küsisin ma Tuckerilt spetsiaalselt sellepärast, et ta oli sellest kirjutanud oma raamatus isesõitvate autode kohta. Sest ta oli põhimõtteliselt öelnud, et ta on isesõitvate autode vastu, kuna need võtaksid veokijuhtidelt töö ära. Ja nii ma küsisingi temalt selle kohta ja ütlesin, mida sa teeksid, kas sa keelaksid isesõitvad sõidukid? Ja ta ütles jah. Ja see üllatas mind veidi, sest ilmselgelt arvan mina, et isesõitvad sõidukid on üks suurimaid leiutisi, mis viimase 50 aasta jooksul on välja tulnud. Need on ju uskumatud. Minu isa on 70-aastane. Mõni kuu tagasi sattus ta auto avariisse. Temaga on kõik korras. Aga kui ta läks uut autot ostma, ütlesin talle, et sa oled 70-aastane. Sa peatsid ostma Tesla, sest see on isesõitev ja tajub teel asju, eriti öösel, mida sina ei pruugi märgata. See on lihtsalt hämmastav. Ja nüüd on ta palju turvalisem. Ja tõde on see, et kui meil kõigil oleksid isesõitvad autod, väheneks liiklussurmade arv Ameerika Ühendriikides drastiliselt. See tähendaks 10 000 inimesi, kes surevad autodes. Okei, igatahes. Ma ütlesin seda Tuckerile ja küsisin, mis alusel sa keelaksid isesõitvad autod. Ja tema ütles, et ohutuse alusel. Ja ma ütlesin, Tucker, need on turvalisemad kui inimjuhid. Ja ta ütles, et sa küsisid, mis alusel ma need keelaksin, mitte seda, mis on tõsi. Ja ma arvan, et inimesed on ausalt öeldes poliitikaga tegeledes rumalamad kui siis, kui mina üles kasvasin. Ma mõtlen, see on päris pomm vastus. Sa küsisid, mis alusel ma need keelaksin, ehk siis millise asja peale ma arvan, et meedia ja inimesed läheksid õnge, mitte selle põhjal, mida ma tegelikult tõeks pean. Ma mõtlen, see on tüüpiline asi, mida ütleb mees, kes on harjunud mõtlema sellele, mida publik kuulda tahab, mitte mees, kellel oleks mingisugunegi moraalne selgus. Ja ma ei arva, et nad olid eriti targad ka siis, kui mina üles kasvasin. Nii et ma arvan, et asi on nüüd tõesti hullemaks läinud. Ma saan aru, mulle meeldib see debatt, mulle meeldib näha seda vestlust, sest minu jaoks on see hea asi. Tead, üks asi, mis tegi Charlie eriliseks ja ma käisin paar korda Amfestil ning rääkisin seal paar korda ja ma nägin, et ta suutis tuua kohale mehi ja arutada nendega. Üks kord oli Dave Smith vastamisi, mis selle mehe nimi oli, midagi Hammer. Ja Jack, sa ei saa poissi vahetada. Arva ära, ma arvasin, et see oli suurepärane. Tead, mulle meeldis, et tal oli julgust need mehed kohale tuua ja seda teha. Ja ma tean, et üks kord läksid sina üles, see oli umbes aasta tagasi, võib-olla detsembris, kus sa kutsusid välja Megyn Kelly. Ja siis hakkas kõik pihta pärast seda, kui sa kutsusid välja Megyn Kelly ja sellest sai algus. Ja see oli seoses Candace Owensi rünnakutega Erika vastu ja kõige sellega. Ja. Õige, see oli see, ma mäletan seda. Nüüd, kui tulla tagasi kangelase ja kurikaela teema juurde, siis ma tahaksin liikuda järgmise teema juurde. Kes sinu arvates mõjutas kõige rohkem seda, et keegi hakkas sind kurikaelana nägema? Las ma ütlen nimed ja siis sina ütle mulle. Muidugi. Kas oli Candace'i lahkumine? Kuidas see juhtus? Kas oli 7. oktoober, sinu Iisraeli kaitsmine? Kas olid sina ise? Kas oli Tucker? Kas asi on rohkem selles, et täna pole parempoolsetel enam tõelist vaenlast, sest Trump võitis? Kellel sinu arvates oli suurim mõju sellele, et sinust sai pahalane? Ma mõtlen, see on väga huvitav küsimus, sest nagu me kõik teame, Tucker, Meghan, Candace'i seltskond on teinud Ben Shapiro kogu selle keskpunktiks, nagu see oleks kõigi parempoolse liikumise probleemide kehastus, kuigi Ben tegelikult ei ole seda.
ja enamik loogiliselt mõtlevaid inimesi saab sellest aru. Seega on huvitav, et just sellele nad siin tähelepanu juhivad. Jällegi, ma omistan selle lihtsalt tohututele lõhedele, mis on konservatiivses liikumises tekkinud. Lisäämme sinna ka Fontese, ma lisaksin sinna ka Ma mõtlen, Neki kuulge, ja need inimesed on minu vastased. Teate, mõned neist vihkavad mind isiklikult, ma arvan, või on rääkinud, et vihkavad mind isiklikult. Ma olen kindel, et see on avaldanud mõju. Ma olen kindel, et on asju, mida ma oleksin võinud paremini öelda, sest see kehtib kõigi kohta. Ja mis puudutab seda Iisraeli teemat, siis ma arvan, et sellele küsimusele on pööratud ebaproportsionaalselt palju tähelepanu, mis ei ole kooskõlas sellega, mida teate, mis ausalt öeldes ma selles saates üldse räägingi. Üks suurtest valedest minu saate kohta, ja siin ma arvan taas, et sotsiaalmeedia on inimesi rumalamaks teinud, on see, et inimesed, kellele ma ei meeldi, nad lõikavad minu saatest klippe, nii nagu ma räägiksin ainult Iisraelist. Tegelikult oleme tagasi vaadanud ja mõõtnud, kui palju ma Iisraelist räägin. Ja vastus on väga, väga, väga vähe. Väga vähe. Ma rääkisin Iisraelist palju kohe pärast 7. oktoobrit. Ja siis, tead, kui jõudsime, ütleksin 2024. Aasta keskpaika, kui sõda oli juba mõnda aega kestnud, me läksime tagasi selle juurde, et rääksime jälle millestki muust kui Iisraelist. Ja isegi tead, ka tänases saates räägin Iraanist, mis on väga palju uudistes, võib-olla 3 või 4 minutit, eks ole, 35-minutilisest või tunniajalisest kas saatest. lihtsalt sellepärast, et strateegiliselt on inimesed väsinud või oled sina väsinud? Ma arvan, et mõlemad natuke, aga ma arvan ka, et seal pole eriti palju arenguid olnud. Ma püüan kajastada uudiseid. Ja, nii et see nagu, see olukord, kus me praegu Iraani suhtes oleme, olen selles osas midagi sinuga ei samal toimu. arvamusel, jah. Kui näiteks MOU-s saab värske uudis, alustame sellega, eks. Aga kui see pole erakorraline uudis, siis aga internetis jääb mulje, et ma räägin ainult Iisraelist, mis Aga lihtsalt mida ma üritan faktiliselt ei teada vasta saada, on tõele. see, sest Ma tahtsin väga kuulda sinu teooriaid, sest ausalt öeldes tead, see on olnud minu jaoks mõnes mõttes mõistatus, sest kui sa ütled sama asja 25 aastat ja siis sinu kohta arusaam muutub, siis ma kõhklen ütlemast, et see on sellepärast, et ma ütlesin midagi teistsugust, sest tegelikult ma ei öelnud. Nii et siis tekib küsimus, mis siis muutus? Ja ma arvan muide, et vastus on kõik eelnev ilmselgelt. Ma mõtlen, Ma arvasin, et kui Jeremy ja Caleb, kes olid otsustajad, vallandasid Candace'i, siis nad oleksid pidanud avalikult selgitama, miks nad Candace'i vallandasid. Ma arvan, et see oli vajalik. Ja ma toetasid seda ka tol ajal. Ma arvan, et tagantjärele oli suur viga mitte avalikkusele selgitada, miks nad otsustasid Candace'i vallandada. Ma arvan, et nad arvasid, et see on iseenesest mõistetav, aga tegelikult pole midagi iseenesest mõistetavat. Nii et see paljudele inimestele mõistatuseks. Nad ei teadnud. Võib-olla nad ei olnud tema saadet vaadanud. Üks asi, mida ma poliitika kohta olen õppinud, on see, et kuna ma olen selles sees iga päev kõigi detailidega, siis ma eeldan publikult teadlikkuse taset, mida ma tegelikult ei tohiks eeldada. Ja ma eeldan, et inimesed teavad, et kui nad näevad Tucker Carlsonit, siis ta on muutnud paljusid asju ja seda, mida ta ütleb alates 2020. aastast. Ja inimesed ei tea seda, sest nad ei tegele poliitikaga nii sügaval tasemel. Enamik inimesi, kes poliitikat jälgivad, ei vaata sinu saadet või minu saadet iga osa, eks. Nad võivad vaadata kord 3-4 osa jooksul. Vaatavad 10 minutit sellest osast. See on tuumik, kes on väga pühendunud, aga see on üsna väike tuumik. ja on tüüpe, kes vaatavad lühiklippe ja on väiksem protsent, kes vaatab iga päev kogu asja. Need on 2 Täpselt nii. erinevat kuulajaskonda. Publikud, ja ma sooviksin, et oleks võimalik täpselt teada, kes need on ja teha fookusgrupp oma põhituumikule. See oleks nii See on täpselt õige. tead, mis on nii huvitav selle juures, mida Ben siin ütleb, on see, et õige. Enamikul inimestest ei ole kogu konteksti ega kogu infot. Aga kui sa vaatad inimesi, kes on järjepidevalt kohal olnud ja sa vaatad fakte ja infot ning sa vaatad inimesi, kes üritavad fakte ja infot manipuleerida. Okei. Nii et Ben on rääkinud Iisraelist kindel arv kordi ja ta on sellest teada andnud, nad on seda avalikult jaganud, nad on avalikkusele öelnud, mitu korda ta on sellest rääkinud ja nad on seda võrrelnud ning vastandanud sellega, mitu korda näiteks Tucker või Candice sellest räägivad. Ja need numbrid on täiesti paigast ära. Ja ometi on see ikkagi nii lihtne jutupunkt Tuckeri ja Candice'i jaoks, mida välja visata, sest nad teavad, et inimesed tegelikult ei hakka uurima ega süvenema. Ja nii nad viskavadki need jutupunktid välja, mis on lihtsalt valed ja mille eesmärk on panna meedia ja inimesed sellest huvituma ja intrigeerida neid. Ja see on oma olemuselt nii ebaaus viis, kuidas seda esitatakse. Ja see on asi, mis mulle täiesti arusaamatuks jääb, et inimesed ei saa aru oma kinnisideest ja keskendumisest teatud teemadele, millel pole tegelikult tõega mingit pistmist. Ja see, et inimesed ikka veel usuvad, et see on tõsi, on nii kummaline. Ja kellegi, see on üks neist asjadest, mis minu arvates on olnud sotsiaalmeedia arengus tõeliselt negatiivne, on toimunud, ja seda on näha kõigi numbrites, liikumine pikalt vormilt lühivormile. Õige, tähelepanu liikumine 2 või 3 tunniselt saatelt või 1 tunniselt saatelt. 30-sekundilisele lühivideole on väga ilmne. Õige, selline tiktokistumine. Ja poliitikat on väga raske teha sellises 30-sekundilises lühisõnumis. Ma mõtlen, et on teatud teemad, mida saab teha, eks need, mis on parempoolsete seas kõige populaarsemad, ongi need, mida saab 30 sekundiga ära teha. Mees on mees, naine on naine, eks? See on nagu ühendav asi parempoolsete seas, sest seda saab lihtsalt ühe lausega selgitada, eks? Aga kuidas sa seletad vabaturumajandust võrreldes niinimetatud ühise hüve konservatismiga? See nõuab juba doktoritööd, eks? Ja seda ei saa 30 sekundiga teha.
nii et lõpuks muutub see mõlemal poolel lihtsalt loosungite loopimiseks, eks? Sul on need ühise hüve konservatiivid, kes nimetavad vabaturu pooldajaid külma südamega libertaarideks, kes tahavad sinult hinge ära võtta. Ja siis on sul külma südamega libertaarid, kes ütlevad ühise hüve konservatiivide kohta, et nad on tegelikult, tead küll, frankistlikud fašistid. Kui sa mõistad, et madala IQ-ga argumendid on need, mida on väga kiire teha ja et enamik infot, mida inimesed tarbivad, on lühikeses vormis, sa saad aru, miks? See ongi põhjus, miks nii paljud neist häältest võtavad üle rumalad ideed ja need, kes püüavad neile vastu astuda, ei saa võidelda lihtsa, rumala brändinguga, keerulise tõe ja nüanssidega, sest mõnikord nõuab tõde keerukust ja teatavat ebamugavust ning võimet ideid selgelt ümber lükata. Aga kui sul on ainult 30 sekundit, on palju lihtsam näidata rumalaid lööklauseid ja välja mõelda asju, mille õnge inimesed lähevad. Inimestel on tõesti raske toitu endale lubada. Jah, vaata seda konservatiivi, eks ole, aga see on palju lihtsam kui kogu see bla ajalugu ja näiteks majandust lahti seletada. Kui sa mõistad, et see on klikipeibutuse sõda, et sellel pole tegelikult mingit pistmist intellektuaalse identiteediga. Ja vastus kõigele, mis toimub Tuckeri ja Candace'iga, peitub juba alguses selles vastuses, mille Tucker andis Ben Shapirole, mis oli. Sa küsisid, mida mina ütleksin, mitte seda, mis on tõde. Mida inimesed tahavad kuulda? Mida on lihtne kiiresti maha müüa ja kiiresti veenda? Me ütleme alati nii, vasakpoolsed ideed on väga lihtsad müüa. Kõik peaksid olema võrdsed. Meil kõigil peaks olema raha. Peaks olema vabadus. Kõik peaksid armastama neid, keda nad armastavad. Ja siis, kui sa hakkad lahti seletama, kuidas see tegelikult välja näeb, siis on vaja keerukust ja nüansse, et sellega toime tulla. Ja selleks on vaja mõtlemist ja aega. Ja inimesi ei huvita see. Kas sind üllatab seda kuulda? Klikipeibutuse sõjas on rumal, kiire, sensatsioonilised ideed sellest uuest parempoolsest liikumisest edukad. Paremad kui see intellektuaalne ausus ja läbimõeldus, mida sinult nõutakse, et olla tõeline poliitiline kommentaator. Ei, sind ei üllata see. Ja inimesed, kes on valmis oma hinge müüma, et saada neid vaatamisi ja palju tähelepanu ning kära internetis, on need, kes on valmis kiiresti halbu ideid müüma, öeldes, see on juutide süü, see on too. Lihtsalt süüdistada nii kiiresti, ilma et tegelikult võetakse aega asjade läbimõtlemiseks. See ongi see sõda, see on sotsiaalmeedia sõda, mis on tekitanud ja premeerinud madala IQ-ga mõtlemist ning võimetust tegelikult keerulisi ideid lahti mõtestada. Ja inimesed, kes sellele vastu astuvad, on need, kes suudavad ise mõelda. Kui sa seda nii näed, muutub kõik nii selgeks, lihtsaks ja arusaadavaks. Igatahes, aitäh seda tähelepanu eest, Painta!